Tere, aitäh kutsumast. Väga hea sükene hääletus, siis ma tean, et ma ei ole siin nagu niisama. Jah, minu nimi on Krister Kruusmaa, ma olen Tallinna Ülikooli tehisaru ja digihumanitaaria külalislektor ja ma räägin teile nüüd natuke täpsemalt sellest, mida Kairit juba mitmel korral mainis, et kuidas me keelemudeleid siis hindame, aga natuke ka laiemat konteksti, et miks seda ikkagi vaja on ja lõpuks ka seda, et siis kuidas igaüks teist saab panustada sellesse, et eestikeelne tehisaru oleks kvaliteetsem, kui ta praegu on. Võib-olla kõige üldisemalt võib öelda, et tehisaru maailmas kõik keeled ei ole võrdsed. See lihtsalt on selline paratamatus, mis juba tuli ka eelmisest ettekandest välja, et kõigis keeltes ei ole võrdselt andmeid. Kõige paremad on täisintellekti rakendused just näiteks inglise keeles ja ka teistes lääne suurtes keeltes, eks ju, arenenud riikide keeltes. Eesti keele seis ei ole katastroofiline, sellepärast, et need peamised rakendused ikkagi räägivad eesti keelt, aga ei ole ka tegelikult mitte kuigi hea. Ja siin ma arvan, et paljudel tekib see küsimus, et aga ChatGPT ju oskab eesti keelt, et milles probleem? Jah, tõsi, aga kõik arvestataval tasemel kvaliteetselt eesti keelt rääkivad keelemudelid on suletud. Claude, Gemini, ChatGPT, Grok, nii edasi. Ja teiseks, nagu juba räägiti, eks ju, siis ka suletud mudelid on kehvemad eesti keeles ja see seab tõsiseid piiranguid sellele, kuidas meie saame kasutada neid. Et kui teie asutus näiteks ei taha ega tohi oma andmeid saata kuhugi Azure'i serverisse, siis on, eks ju. No, siis võib tekkida see mõte, et võib-olla see probleem läheb lihtsalt ise ära. Eks ju, et me oleme näinud, kuidas viimase paari aasta jooksul need mudelid lähevad järjest nagu targemaks, väga kiiresti. Nad omandavad uusi oskusi. Kui tuli see ChatGPT 3.5, siis ta oli siukene nagu eesti keeles siukene päris katkine eesti keel oli. Ja nüüd tegelikult uued mudelid räägivad ikkagi nagu päris korrektset eesti keelt, mõningate vigadega. See on tõsi, et situatsioon läheb paremaks, aga sellel on mingisugune limiit. Ja asi on selles, et jah, et tõesti nendes suurtes firmades keegi ei arenda teadlikult oma süsteemidesse sisse seda eesti keelt. Ja kui nad ka tahaksid seda teha, siis nad ei saaks seda teha ilma meie panuseta. Ja et sellest aru saada, miks see on niimoodi, me peame korraks vaatama uuesti nüüd seda keelemudelite arendamise protsessi. Et ma lisan sellele, mis Kairit rääkis, mõned nüansid. Et põhimõtteliselt me võime jagada selle arendusprotsessi hästi laias laastus nagu 3 etapiks. Kõigepealt on selline asi, mida kutsutakse eeltreenimiseks. Seal see mudel, see on see siis, kus see jõehobule antakse see tort, eks ju. Et seal on küll eeltreenimine kõlab nagu midagi väikest ja ettevalmistavat, aga tegelikult see on selle etapi kõige ressursimahukam ja kulukam ja põhiline osa, kus on kõige rohkem andmeid vaja, eks ju. Ja selle käigus siis see mudel omandab keele või nende keelte siis põhitõed. Ta oskab nagu sõnu ja lauseid korralikult ritta panna ja tal tekib mingisugune üldine faktibaas või arusaam nagu maailmast, eks ju. Aga sellele järgneb selline väga oluline ja üsna delikaatne protsess, mida võib koondada nime alla joondamine. Inglise keeles öeldakse alignment selle kohta. Ja see on siis see, et kus mudel omandab nagu mingisugused nii-öelda käitumisviisid või nii-öelda väärtused, eks ju. Arutlusoskuse ja mingid sellised asjad. Et võib öelda nii, et eeltreenimise käigus mudel ütleb, et või eeltreenimise käigus mudelile tekivad siukene võimaluste horisont. See defineerib ära, et mida ta üldse teoorias võib osata, aga joondamine nagu määrab, et kuidas ta nende võimaluste piires käitub. Et näiteks te võiksite eeltreenitud mudelile öelda, et keeruta mulle luuletus, et ta võiks teile vastata, et ole vait. See on täiesti nagu valiidne keeleline konstruktsioon, mida ta võiks genereerida selle peale, aga joondamise käigus instrueeritakse teda, et ära tee niimoodi. Ja siis sellele järgneb see sama hindamine, eks ju, kus kontrollitakse siis mudeli kvaliteeti erinevatest aspektidest. Ja tegelikult praegu viimase, aasta jooksul see mudelite arendamise see rõhk tegelikult liigub aina rohkem sellele teisele ja kolmandale etapile. Et tekib selline nagu tagasiside ring, kus vastavalt siis nendele hindamistulemustele siis just mängitakse selle joondamise faasiga, et õpetatakse seal uusi oskusi või käitumist, sellepärast et seda on odavam teha, kui hakata nullist uuesti kõike seda jõehobu söötma, eks ju. Nüüd mõned peamised sellised tehnikad, et kuidas seda joondamist tehakse. Et laias laastus võib öelda, et 2 hästi üldist, mida nagu põhimõtteliselt kõik mudelid läbivad. Et üks on juhistega peenhäälestamine. Mudelile antakse sisuliselt näited sellest, et kuidas peaks teatud sorti küsimustele vastama. Ja teine on siis eelistustega stiimulõpe, kus antakse nagu üks viip ja sellele 2
võimalikku vastust ja öeldakse, et kumb siis inimese arvates parem on. Et no, sisuliselt võib öelda, et esimese puhul siis on inimene justkui nagu õpetaja rollis, kes näitab, et näed, niimoodi peaks üks tubli viisakas keelemudel vastama. Ja teisel puhul siis inimene on justkui nagu kohtuniku rollis, on ju, et ta ütleb, et noh, et kui sul oleks võimalik nii või nii vastata, et siis valivad see vasakpoolne vastus, et see nagu kuidagi on ilusam, on ju. Ja me näeme, et siin mõlema puhul on vaja inimese sekkumist. Ja neid inimesi, kes sekkuksid kuskil OpenAI's või Google'is ei ole. Või tähendab, need ei ole eestlased. Need inimesed ei räägi eesti keelt, kes seal sekkuvad ja neid asju teevad. Et see tähendab, et hetkel eesti keeles need peenhäälestamiseks vajalikud andmed sisuliselt puuduvad täielikult. Mis on selle tagajärg või mida toob kaasa see, kui joondamine on puudulik? Noh, kui on selline olukord, et mudel on eeltreenimise käigus näinud nii-öelda kogemata seda eesti keelt mingil määral ja selle nii-öelda käigu pealt selgeks õppinud, aga keegi ei ole teda eksplitsiitselt eesti keeles või eesti konteksti arvestades joondanud, siis tekivadki siuksed efektid, et noh, esiteks nagu see siukene ebaloomulik keelekasutus on ju, et mingi siuksed anglitsismid on ju, mingid kirjavead, siis valesti valitud kõneregistrid, et ta võib nagu olla siuke ülevoolavalt, ma ei tea, viisakas või kuidagi nagu noh, mõjuda võõrapäraselt on ju, või siis näiteks kui kirjutab e-kirja, siis kirjutab siukses toonis nagu ükski eestlane kunagi ei saa meili, eks ju. Ta ei mõista kõnekujundeid või isegi kui ta natuke mõistab, siis ta ise nagu ei kasuta neid, et see keelekasutus on nagu siuke vaene. Aga see tegelikult see puudulik joondamine mõjutab ka sisu, et see tähendab, et noh, näiteks kui te küsite mudelilt mingit raamatusoovitusi, siis põhimõtteliselt mitte kunagi ta ei soovita Eesti autoreid. Et ta ei, ühesõnaga, et kui te küsite mudelilt raamatusoovitust, et te ei saa kunagi Eesti autori soovitust peaaegu, siis selles väikses keeles, millest ta ei ole joondatud, ta hallutsioneerib rohkem, eks ju, faktid on sagedusmini valed, ta on üldse siuke kallutud, ta on siuke nagu väike ameeriklane või siukene väikene Silicon Valley startup oma olemuselt, eks ju. Ja tegelikult veel hästi oluline, et ka keerulisi ülesandeid ta lahendab kehvemalt ja ta suurema tõenäosusega genereerib mingit ohtlikku sisu või teda on lihtsam petta mingisugust ohtlikku asja genereerima. Et seda häkkerid just kasutavad siukseid väikseid keeli tihtipeale, et keelemudeleid ära lollitada. Et noh, tuua mõned konkreetsed näited. Ma käin sageli koolis õpetajaid nagu koolitamas nendel teemadel ja need on nende käest korjatud, sest ChatGPT näited, mis on tulnud õppeprotsessis välja. Et näiteks, et eesti keeles on 9 käänet, eks ju, kevade tegevus toimub Abruka saarel. Katku Vilju on see, kes tõi Eestisse katku. Nõukogude perioodi kõige parem osa oli Stalini aeg. Ja siis mu isiklik lemmik, et naksitrallide nimed on naksitrall, noksitrall ja nupsitrall. Et selles mõttes see, noh, need on nagu siuksed, nagu ütleme, võib-olla kirjandusalased näited rohkem või nii, aga tegelikult see asi on ka sügavam, et näiteks mulle üks käsitööõpetaja tõi välja, et kui ta tahab ChatGPT-ga planeerida käsitöötundi, eks ju, kus nad hakkavad õpilastega raamatuid köitma, siis see ChatGPT juhendab teda kasutama liimköidet, mida tehakse Ameerikas käsitööõppes, aga Eestis traditsiooniliselt kasutatakse nöörköidet. Et noh, siuksed, need on detailid, mida märkab ainult selle ala ekspert, et tema järgi see ei ole joondatud. Või noh, kui me juba naksitrallidest räägime, siis see uus nagu ChatGPT väga palju kiidetud pildigeneraator arvab, et naksitrallid näevad välja sellised. Ja mõned teised pildigeneraatorid arvavad, et naksitrallid on midagi taolist. Ja te võite võib-olla nüüd mõelda, et miks ma hakkasin piltidest rääkima, et tegelikult pealkirja oli suured keelemudelid, eks ju. No asi on selles, et keelemudeleid ja neid pildigeneraatoreid tegelikult treenitakse laias laastus sama loogika järgi ja need probleemid kehtivad nagu mõlema puhul, eks ju. Et võib-olla lihtsalt piltidega on siin natukene lihtsam seda joondamise puudust teile nagu näitlikustada, et te ei peaks hakkama mingit suurt teksti läbi lugema. No näiteks joondamata tehisaru võib toota ka midagi, mis on tahtmatult diskrimineeriv. Et näiteks ütleme jõulumaastiku pähe kogemata siis kujutada hoopis märtsi küüditamist. Ka päris eluline näide. Või siis üks hästi magus asi, mille kolleeg Andres, kes seal istub, leidis, et üks parimaid vabavaralisi pildigeneraatoreid praegu arvab näiteks, et eestlaste lemmiktegevus jaanipäeval on siis Vene Föderatsiooni lippu lehvitamine. Et need kõik on siis sellised nagu näited sellest, et kui tehisaru on joondamata korralikult. Ja see viib nagu küsimuse juurde, et kes siukestes olukordades nagu vastutab, et kes siis teostab kontrolli tehisaru üle.
Eriti kui need asjad, mida me reaalsuses enamasti kasutame, on siis kõik, eks ju, kuskil Azure'i pilves ja ei ole meie käes. Mina väidan, et tehisintellekti teadlik kasutuselevõtt ühiskondlikul tasandil, olgu siis hariduses, riigiasutustes, eraettevõtetes, vajab vähemalt 2 asja, et me omame ülevaadet, kuidas need süsteemid eesti keeles ja kultuuriruumis käituvad. Ja teiseks meil on vahendid, et seda olukorda parandada. Nagu me näeme, siis need on 1 ja 2. Ehk siis me ei saa tegeleda joondamisega, kui meil ei ole korralikku hindamist, kui me ei tea, mis on vead. Ja siit ma lõpuks hakkangi jõudma selleni, millest ma tegelikult tulin siia rääkima. Ehk siis keelemudelite hindamine, jällegi laias laastus 2 varianti. Me teeme kas sellised asjad, mida kutsutakse benchmarkideks või eesti keeles võrdlusandmestikeks, mis põhimõtteliselt on sellised nagu suured kontrolltööd. Nad on automatiseeritud, neid saavad siis keelemudelid niimoodi naksti lahendada ja siis me saame vaadata, mis need tulemuste protsent umbes on, eks ju. Hästi vajalikud. Neid on erinevaid. Nad näitavad, mida mudel teoorias oskab, et näiteks nad võivad näidata mingit ülesande lahendamise oskust, tekstist arusaamist, eks ju. Nad võivad näidata faktiteadmisi ja nii edasi. Et oleneb, mille jaoks see võrdlusandmistik on tehtud. Ja siin ma tahaks teile südamele panna, et seda ei jaksa teadlased ainult teha. Et teadlased ei tea nagu, kas on vaja liimköidet või nöörköidet teha. Et selleks on vaja, et tulevadki need valdkonna inimesed ja ütlevad, et mida nende arvates tehisaru peab oskama. Ja siis koostöös arendajate või teadlastega loovad selle võrdlusandmestiku. See ei ole mingisugune raketiteadus, see võrdlusandmestik on sisuliselt üks suur Exceli tabel lihtsalt, mis tuleb küsimustega ära täita. Et ma panen südamele, et mõelge, mida teie valdkonnas tehisaru peab oskama ja mõelge, kuidas te saaksite luua selleks kontrolltöö. Aga siis teine võimalus, mida Kairit ka mainis, on siis need edetabelid. Ehk siis põhimõtteliselt me võime vaadata, et mitte siis kuidas teoorias mudel käitub seal kontrolltöös, eks ju, või kuidas ta päriselus käitub. Mida inimesed arvavad või kuidas inimesed tema oskusi hindavad. Ja see asi ongi baromeeter.ai. Et sisuliselt tegu on siis sellise platvormi keskkonnaga, kus igaüks saab tulla ja esitada anonüümsetele keelemudelitele küsimusi ja vaadata, kuidas nad vastavad ja valida 2 vastusest parema. Ja siis nende vastuste alusel moodustub selline pidevalt uuenev pingerida, mis näitab meile, millised mudelid on paremad. Ma nüüd korraks annaks teile 10 sekundit. Ja igaüks mõelge korra, et mis võiks olla see üks küsimus, mis te saaksite praegu esitada tehisarule, et välja uurida tema eesti keele või eesti kultuuri või eesti ühiskonna tundmist. Väga hea. Nüüd tehke lahti baromeeter.ai. Ja tehke seda ka, et ma siin ise näitan teile mõned kuvatõmmised siin, et kellel ei ole praegu ees seda, et siis ühesõnaga selline keskkond. Asi on väga lihtne, siia kasti kirjutate oma küsimuse. Näiteks, ma ei tea, võime küsida, et mida ütles Siil Kalevipojale, üks minu lemmikküsimusi. Ja siis te saate nagu 2 erineva mudeli vastused sellele samale küsimusele. Et näiteks, need on minu hommikul tehtud testid, et ma ei hakanud teile valima, need on kõik esimese katsega. Et üks mudel ütles, et Eesti rahvuseeposes Kalevipoeg on Siil, kellel on tihti viidatud kui Siil või Kits. Üks tähtsamaid tegelasi, kes annab Kalevipoegale olulisi nõuandeid ja juhiseid. Ja nüüd näiteks ta ütleb Kalevipoele, kuidas võiks oma isa surma eest kätte maksta ja oma maad tagasi võita, eks ju. Okay. Ja teine mudel siis ütleb, et Kalevipoeg tegi parajasti tööd või oli hädas või midagi, kohtas väikest Siili ja Siil andis siis Kalevipoele targa nõu, ütles sisuliselt, et tuleb kasutada ka mõistust ehk pead, mitte ainult jõudu. Ja nüüd siis on minu valik, et kumb vastus on parem. No ma ütlen, et iseenesest nagu parempoolne ehk B on parem, sellepärast, et tegelikult ta on nagu natukene lähemal sellele tuumale, eks ju. Et see on see, mida Siil tegelikult ütles, selle point. Aga ta ei tea seda sõna serviti, mis peaks olema nagu esimene asi, mis tuleb pähe ja sellepärast mina igatahes valisin siin olukorras, et mõlemad on halvad. No siis võime teha ka midagi elulisemat, näiteks, et ma küsisin, et vaatasime ka, mis mudelid need on, et vasakul on siis vabavaraline või avatud Mistral ja paremal on siis suletud Gemini, eks ju. Me võime siis ka küsida midagi muud, et näiteks klikime siin uus vestlus ja
küsime, et kellel on õigus valida kohalikel valimistel. Ja siin näiteks oli väga huvitav, et vasakpoolne andis väga hea vastuse üldiselt. Ta küll neid uusi muudatusi ei arvestanud, aga see on andeks antav, et tal ilmselt teadmiste lõpp on enne seda. Aga parempoolne rääkis pika jutu, aga rääkis ainult teistest riikidest. Et ta tõi näited sealt, et USA, Jaapan, üldiselt Euroopa Liit, Rootsi, Soome ja konkreetsed näited, eks ju, et näiteks Uus-Meremaa ja Kanada ja kordagi Eestit ei maininud, eks ju. No minu meelest siin selgelt A on parem, sellepärast, et ma küsin eesti keeles, ma ikkagi ilmselgelt mõtlen Eesti kohalikke valimisi, mitte Uus-Meremaa omasid, eks ju. Ja ma valin A. No ühesõnaga, niimoodi saab sellega mängida, see on väga lõbus, palun tehke seda. Ja selle abil automaatselt, kui te lähete sealt ülevalt selle edetabeli saki peale, siis tekibki niisugune dünaamiline edetabel, kus me näeme, et millised mudelid parajasti on eestlaste arvates kõige kvaliteetsemad. Ja nagu ei ole väga üllatav, siis kui te vaatate seda litsentsi tulpa, eks ju, et siis kõik need esimesed 10 tükki on siis suletud litsentsiga ja esimene avatud mudel on siis DeepSeek 12. kohal nii-öelda. Ja siis allpool on veel igasuguseid vabavaralisi mudeleid ja seal sabas on veel mõned sellised päris kehvikud, kes järgi jooksevad. Ühesõnaga, Baromeeter.ai eesmärgid on laias laastus järgmised. Tähtsuse järjekorras võib öelda niimoodi, et see annabki kõrgetasemelise ülevaate mudelite kvaliteedist eestikeelse kasutuse korral. Kui te arendate näiteks bürokraati, viite läbi TI-hüpet oma firmas või asutuses rakendate tehisintellekti, siis minge lähtuge sellest. See ei pea olema ainuke asi, millest lähtuda, aga võtke arvesse neid tulemusi. Siis nende andmete abil, mis me kogume, ehk siis need samad viibad ja vastused, et mingid isikuandmeid me muidugi ei kogu, et nende abil me hakkame siis ette valmistama nende joondamisandmete kogumist. Et me uurime välja, et millistel teemadel inimestele vastused võib-olla kõige vähem meeldivad ja üldse kasutame neid ideid, mis te annate, et mida võiks mis aladel võiks joondada mudeleid ja siis hakkame looma neid juhiseid. Ja siis kolmandaks, et mingil määral on neid samu juba neid küsimusi ja vastuseid võimalik tegelikult avatud mudelite joondamiseks kasutada või siis näiteks minna ja pakkuda neid kas OpenAI'le või kellelegi sellisele. Ja et kogu see asi üldse õnnestuks, et tal oleks mõte, siis on meil vaja väga palju osalust. Meil on vaja väga palju hääli. Et me seadsime eesmärgiks jõuda vähemalt 50 000 võrdluseni, sest see on see kogus, millega on võimalik hakata mõistlikke tulemusi saama, et see edetabel läheb täpsemaks ja nendest andmetest on ka rohkem kasu. Ja ma väga palun teid, et minge levitage seda, tehke Facebooki postitus sellest, rääkige oma asutuses, et võiks pange see uudiskirja, korraldage väike hackathon, kellel õnnestub kõige paremini tehisaru ninapidi vedada ja nii edasi, nii edasi. Me oleme väga avatud igasuguseks koostööks, tulema teile rääkima sellest ja promoma ja nii edasi. Et väga loodame teie kõigi abile. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh selle huvitava ettekande eest. Võtan mõned küsimused ka Slido keskkonnast. No hakkame vist otsast minema natuke kokkuvõetelt, et DeepSeek murdis müüdi, et suletud mudelitele on võimatu konkurentsi pakkuda, et mis meid takistab kvaliteetsete avatud mudelite loomisel, kui raha ja tiimi suurus pole tõendatult probleem? Ma arvan, et DeepSeeki taga ikkagi oli väga professionaalne tiim ja väga palju raha. Et selles mõttes, et see ei tulnud nagu kuskilt niisama ümber nurga, et pigem tegu oli niisuguse nagu jõulise käiguga nende Ameerika tehnoloogiafirmade vastu. Me ei tohi unustada, et ka näiteks Meta toodab avatud mudeleid ja Google ka. Et see päris, ma isiklikult arvan, ma ei ole selle koha pealt päris ekspert, aga mulle tundub, et see DeepSeeki see nii-öelda asi natukene paisutati üle. Ka seoses sellega, et see oli hiinlaste tehtud. Kuidas motiveeritakse Baromeeter AI kasutajaid esitama loomingulisi ja praktilisi küsimusi ning jagama huvitavaid või naljakaid vastuseid? Me loodame, et kasutajad suudavad ise ennast motiveerida, sest me ei taha midagi nagu ette anda, et me ei taha panna nagu neid kraane kinni või suunata inimesi mingile kindlale teele, vaid me tahaksime tõesti nagu kõike, mis inimestel nagu pähe tuleb. Hästi oluliselt on just teie nagu siuksed nii-öelda igapäevased asjad, et proovige mingit asja, mille jaoks te muidu ChatGPT-d kasutate või siis küsige näiteks mingid siukseid nagu vähem tuntud teadmisi ka näiteks, kas ma ei tea oma kodukoha kohta või siis näiteks mingite kommete, mingi siukeste asjade nagu tavaliste asjade kohta tegelikult. Kas teoorias saab joondamise käigus suunata mudelit, et vastuseid andes kaldub ta alati andma vastuseid suunitlusega
valge keskealine mees stiilis. ja kindlasti ja tegelikult see mitte päris valge keskealine mees, aga kui me vaatame, kuidas need suletud mudelid käituvad, siis tegelikult nad on oma profiililt sisuliselt liberaalsed, normapoolsed, jõukad, kõrgharitud Silicon Valley startup'erid tegelikult. Ehk siis need inimesed, kes joondavad neid mudeleid, et teha neid neutraalseks, et eemaldada neid kallutatusi, et ta ei ütleks sulle ole vait ja nii edasi. Tegelikult selle käigus nagu tahes-tahtmatult annavad neile mudelitele enda näo. Ja päris viimaks, et kas olete kaalunud nimele Baromeeter lühema talijast? Ma ei teagi, miks ei meeldi see. Meil oli nime üle väga pikk vaidlus ja olid mõned kandidaadid ja olid mõned tõesti head, näiteks meil oli selline variant nagu Vestle. Aga me lõpuks otsustasime, et me tahame midagi sellist, mis väljendaks nagu seda püsivat edetabelit, eks ju, et nagu kus kogu aeg te ei pea isegi minema sellega tingimata mängima, aga te saate minna näiteks tagasi ja vaadata, mis parajasti seis on, et kus need uuemad mudelid paiknevad. Väga hea. Krister, suur aitäh selle ettekande eest. Aitäh teile. Jõudu tööle. Aitäh.